lahusti baasil olevate materjalidega ka üles ei sula. Kindlasti lakiruumis peaks olema spetsiaalne riietus. Minul on uhke koolilogoga pluusi, aga püksid on mul sellised ja kingad ka, et kui neid vaadata, siis mõelge, missugune värvitoll siin siis nagu liigub, et turvajalatsid muidu poes müüdi mustadena, ilusad läikivad olid. Ja mis seal salata, täna hommikul võtsin pesumasinast püksid, et need ma võin vabalt nurka seisma panna, sest kivistub värv miski pärast. Ja kindlasti mina kasutan põlle töövahendina, et mitte ennast täiesti mustaks määrida. Võib ju juhtuda, et valesse kohta läheb. Siis sellised ühekordsed maskid, mis müüakse tavalises ehituspoes, peavad olema T2 ehk nad peaksid kaitsma piirituslõhnade eest. Siin on niisugune metallist osa, selle lükkame vastu nina alguses ja siis paneme kummid. Kummid paneme nii, et on siin taga kinni, üks on siin allpool, teine üleval pool ja siis tõmbame täpselt nina järgi. Kui siit tuleb õhk sisse, see värviaid, siis on pärast kõik siit valged jooned, saab naisterahvas ka endale habeme. Et peaks olema kindlalt vastu nägu. Siis on teised maskid sööfiltritega, millel sööfiltrid on vahetatavad ja siia käib peale veel eraldi katted, meil praegu neid katteid momendil ei ole. Sellel maskil on siis, nüüd üks kõrv läks ühtepidi, teine teistpidi, maskil on siis sedasi, et pannakse siit alt kinni ja need maskid on lihtsalt kasutada, neid peaks puhastama piiritusega, et eelmise päeva haigus tänasele päevale peale ei hakka ja õhusurvega puhtaks ja ette. Nüüd tahaks öelda seda, et lakiruumis või seal, kus lakitakse, peaks olema alati kraanikauss. Aga kodustes majapidamises võib-olla ei ole, on kompressor ja on püstol ehk pihusti, siis ei tohi kunagi suunata ega värvid ja lakid ei tohiks minna silma. Ja võib ütelda siis nii, et seal on siis spetsiaalne silmapuhastusvahend. Ma reklaamin seda, sest ega silmad on väga õrnad ja kui midagi juhtub, siis on sellest palju abi. Muidugi tuleb töötada nii, et midagi ei juhtu.